Tere kõigile! Järjekordne nädal on läbi ja seekord räägin oma tegemistest mitte Brüsselist ega Tallinnast, vaid Genfist. Minu selja taga on Genfi järv, Genfi linna tuled ja olen Genfis seetõttu, et siin toimub ÜRO peasekretäri relvastuskontrolli alase nõukoja kohtumine. Nii et ootan pikisilmi kohtumist kolleegidega, ootan arutelusid, ootan ekspertide ettekandeid, aga täpsemalt räägin juba nädala pärast. Nüüd siis eelmisest nädalast. Mul oli võimalus võõrustada Euroopa Parlamendis Microsofti presidenti Brad Smithi. Julgen öelda, et me oleme temaga juba vanad tuttavad, oleme korduvalt kokku saanud, oleme ka vaielnud erinevatel teemadel. Aga mulle läks väga südamesse, kui ta eelmise aasta suvel külastas Eestit ja käis Vabamus. Pärast seda kutsus ta mu lõunale ja ta rääkis pikalt mitte ainult netiteemadest, mitte startupidest, mitte küberjulgeolekust, vaid ta rääkis Eesti riigi ajaloost, rääkis sellest, millise mulje jättis talle Vabamu, millise mulje on jätnud talle üldse Eesti riik nende saavutustega, mis on saavutatud alates taasiseseisvumisest. Nii et ma julgen öelda, et ta on Eesti sõber, ta tunneb Eestit, talle läheb korda, mis Eestis toimub ja seetõttu oli eriti hea meel teda Euroopa Parlamendis võõrustada. Kohtusin ka uue volinikuga siseturvalisuse küsimustes Rootsist Ylva Johanssoniga ja temaga rääkisime terroristliku sisuga postitustest veebis. Seda, et terrorism on leidnud tee internetti, teavad kõik ja ma arvan, et kõik ka nõustuvad, et terrorismil ei ole kohta ei tegelikus maailmas, ei tegelikus elus ega ka internetis. Sellega tuleb võidelda, sellega tuleb tegutseda ja ma arvan, seda ei vaidlusta mitte keegi. Aga küsimus on, milliste vahenditega, kelle poolt, kuidas, näiteks, kes määrab selle, mis on terroristlik sisu. Ma väidan, et me võime erinevalt aru saada sellest Eestis, Kataloonias, Ungaris või Poolas. Kes annab korraldusi? Kas korraldusi võib anda ka teise riigi asutus või peavad tulema korraldused ainult oma riigi asutuselt? Ja nii edasi ja nii edasi. Need on keerulised küsimused. Nad puudutavad riikide jurisdiktsiooni, nad puudutavad erinevate asutuste pädevust ja siin on see oht, et reguleerimisega või käskude keeldudega minnakse vabaduste kallale. Ja see on midagi, millest Euroopa Parlament seisab, et terrorismi vastu tuleb võidelda. Terrorismil ei ole kohta ei tegelikus elus ega internetis, aga need piirangud ei tohi piirata sõnavabadust, ei tohi piirata neid põhimõttelisi vabadusi, alusvabadusi, millel Euroopa Liit seisab. Nii et ma loodan, et meil oli volinikuga hea kohtumine, ma loodan, et ta panustab meie töösse, nii et mõne nädala pärast toimub meil järgmine läbirääkimiste voor ja loodame, et sealt juba tuleme välja mingisuguste kokkulepetega, kas või esimeste kokkulepetega, kui me päris kõike läbi arutada ei jõua. Selline oli eelmine nädal, järgmisest nädalast räägin juba järgmisel nädalal. Seni aga soovin kõigile ilusat õhtut ja ilusat töönädalat. Kohtumiseni!